Tere päevast siis, lugupeetud KISS-entusiastid, minu nimi on Maks-Sebastian Seerkrants ja ma olen siis Tartu linnavalitsuse ruumiandmete tiimi analüütik. Tänane ettekanne on teemal siis päev ühistranspordis ja selle andmepõhine vaade linnaliiklusele. Et see võib tunduda alguses veidi kohatu KISS konverentsi jaoks, et see oli ka ootamatu, et te olete harjunud nägema ilmselt kihtide analüüsi, mida me ka nägime, ruumilist mudeleid ja erinevaid kaardirakendusi, mis on ka väga lahedad. Aga ma tegelikult väidan, et iga bussisõit on oma olemuselt tegelikult ruumiandmete sündmus ja iga valideerimine on siis punkt ajas ja ruumis, mis tegelikult loob dünaamilise pildi linna funktsioneerimisest. Ma ei presenteeri täna teile klassikalist kartograafiat, kuid arvan, et minu analüüsi vundamendiks on ruumiline loogika, ehk siis liinivõrgu topoloogia, nõudluse ruumiline jaotus ja linnalennike liikumismustrid. Ja just see teema on mul eriti endale meelepärane, kuna ma olen ka ise aktiivne ühistranspordi kasutaja. Ja ma arvan, et need andmed on ilmselt paljudele täiesti uued, sest et pole väga tihti näinud erinevaid ühistranspordi analüüse. Ja minu esitluse peamine eesmärk oleks näidata, kuidas siis suurandmete analüüs võimaldaks meil minna staatiliselt linna planeerimiselt üle dünaamilisele. Ja loodan, et see siis inspireerib erinevaid kohalikke omavalitsusi muutma oma lähenemist, et minna siis veidi sukest proaktiivsemaks. Igal juhul saate huvitava ettekande osaliseks. Alustame siis kõigepealt mikrotasandilt, et võtame 2025. aasta suurima aktiivsusega päeva, suurim aktiivsus siis ühistranspordi kasutamise mõttes, ja selleks oli siis 13. veebruar. Et siin on siis näha valideerimised ajas sellel samal päeval 15-minutiliste intervallidega ja siit joonistub hästi välja siis siuke bimodaalne jaotus, et on selge, kasutan laserit ka, selge pendelrände hetk hommikul tööle minnes ja siis ka päeval siis õhtupoolikul töölt tagasi tulles. Aga samas on näha, et see ühistranspordi olulisus jääb ka püsima päevasel ajal, et see ei lange tegelikult üldse madalale, et valideerimisi on üpris palju. Ja kokku oligi siis kõige populaarsemal päeval siis 45 000 valideerimist ja sõitjaid oli kokku 21 000, mis on täitsa märkimisväärne arv. Kui nüüd vaadata siis tabelit, mis ma tegin, siis on näha, et siin on siis joonistunud välja Tartu ühistranspordi populaarsemad liinid ja siin on tegelikult näha seda Pareto printsiipi, kus kolmele või siis väiksele hulgale bussiliinidest siis koguneb suur hulk inimesi. Et 3 bussiliini, 2, 1 ja 4 tegelikult moodustavad meil 50% andmetest, mis on väga märgatav. Ja ülejäänud siis mitte 20 liini hulgas siis on tegelikult väga väike protsent ja sõitjaid on üpris palju. Ja mõtlesin, ma kuvan need kaardile ka teile ära, et siin on näha siis bussiliin number 1 on sinisega, see sõidab siis Annelinnast Lõunakeskuse poole, bussiliin 2 sõidab Annelinnast ka Lõunakeskuse poole ja bussiliin number 4 sõidab siis põhjast otse lõunasse. Et tegelikult on näha, et kõik koonduvad siia põhimagistralli peale kesklinna juurde, mis on siis tegelikult eriti oluline koht, kus arendada taristut ja vaadata, et siis kogu bussiliiklus oleks väga sujuv. Kui nüüd minna veidi kaugemale, vaadata siis 2025. aasta koondvaadet ja just täpsemalt uurida siis sesoonsust, nädalast rütmi ja võrgustiku koormust, siis on näha, et siin joonisel on näha siis sõitjate aktiivsust ja siis mõõdikuks on mul reisipäevade arv 6. Ma kahjuks ei saanud täpselt välja arvutada sõitjate arvu 6, kuna need andmed on anonüümiseeritud ning sama ID-ga inimesi, sama ID-d ei ole ühelgi teisel sõitjal siis teisel päeval. Nii et siin pidin natukene siis oletama päevast keskmist, kuid on selgelt näha siis, kuidas suur umbes 40% langus tekib suveperioodidel, mis võimaldab meil jällegi linnaliini võrku planeerida, et suvised graafikud on väga olulised, sest et puhkuste aeg, suvepuhkused, tudengid lähevad Tartust enamalt ära, aga üleüldiselt on näha, et septembris siis linnaliini võrgu koormus taastub täpselt samale tasemele, mis siis talve- ja kevadkuudel. Ja kui siin vaadata siis valideerimiste jaotust nädalapäeviti, siis on tegelikult näha, kuidas poole vähem inimesi sõidab nädalavahetusel bussiga. Jällegi oluline märk sellele, et nädalavahetuse graafikud on tegelikult eraldi tähtsad, et
säästa bussiliinide koormust ja just nädala sees on näha, et tegelikult igal päeval on üpris sama või tööpäevadel on üpris sama valideerimiste arv. Ja siin te näete seda sama nii-öelda graafikut või tabelit, aga siin on siis välja joonistunud, et kui üks bussiliin juurde lisada, siis tegelikult saab juba ära kirjeldada 50% kõigist nii-öelda sõitjatest, mis siis jällegi näitab, et kui keskenduda nendele liinidele, või nende liinide arendamisele, et need sõidaksid võimalikult tihedalt, siis see juba tõstab väga kasutajate rahulolu. Ja joonisel on näha siis lisandunud roheline bussiliin number 3, mis nii-öelda siis tegelikult kirjeldabki ära, selle abiga on tegelikult kirjeldatud kõik põhilised liikumissuunad ära. Ja üleüldiselt veel lisainfona, et praegusel hetkel tegelikult sõidavadki number 1, number 2 sõidavad ja number 4 sõidavad iga 15 minuti järel päevasel ajal ja siis pendelrände aegadel iga 10 minuti järel ja nädalavahetused on siis 20. Ehk siis tegelikult seda nii-öelda on juba mõistetud, et need on need tähtsad liinid ja selles mõttes on hästi, et neid ära kasutatakse niimoodi. Ja siin on mul tehtud siuke lahe dashboard, kus on siis näha, et keskmiselt sõideti siis teeb inimene 2 sõitu päevas, mis on siuke tüüpiline pendelränne. Top peatused on meil siis kesklinna peatused, Annelinn, Eeden ja Lõunakeskus ja ümberistumised tegelikult jällegist joonistavad välja need samad 3 bussiliini, et number 1, number 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2. Ja kõige vähem on kasutatud siis lennujaama bussiliin E1, siis samuti öised bussid või õigemini kinda maakonnaliini bussid, mis sõidavad siis väga harva ja siis teenindavad inimesi, kes seal linnast väljas elavad ja siis on 21, 22, mis on ööbussid. Ja tegelikult oli näha, ma mõtlesin huvitavalt enda statistikat teha, et see oli rekordpäev, et üks reisija tegi 20 valideerimist. Et siin on ta ajaskaala näha, et ma täpselt ei tea, mis ta tegi, aga igastahes talle ju siis meeldib bussiga ringi sõita. Aga jah. Ja nüüd ma mõtlesin teha veits mõjuanalüüsi, et 2024. aasta novembris jõustus valideerimiskorra muudatus, et alates kella 7 õhtul hommikuni kella 7 pidi hakkama bussi sisenema siis esiuksest, ehk siis see peaks nii-öelda valideerimiskoormust või valideerimise hulka suurendama, et eelmise kohaliku omavalitsuse abilinnapea Raimond Tamm väitis, et ligi 500 000 eurot jääb iga aasta saamata, sellepärast et inimesed sõidavad jänest. Ma mõtlesin, et ma siis vaatan üle, et kuidas see siis mõjunud on. Nii, siin te näete siis soojuskaarti bussiliinidest ja kellaaegadest. Kellaaegadel siis 7 kella 7 hommikul. Ja siin on näha siis absoluutselt kasvu jaanuar-mai perioodil, ehk 2024 ei olnud seda sundvalideerimist, 2025 oli, siis nii-öelda on olnud nüüd. Ja on tegelikult näha, et just nendel tegelikult bussiliinidel ikka õhtusel ajal on üpriski suur kasv olnud lisavalideerimistes, ehk siis jällegist see aitas meil kaardistada seda pimedat ala, mida enne justkui võiks öelda, et inimesed ei sõida bussiga õhtul, et tööpäev on läbi, sõidetakse koju ja siis vaadatakse filmi, aga tegelikult Tartu linn kasutab ühistransporti ikkagi õhtustel ajal üpris palju. Ja just hommikul jällegist on näha, et siis tööle minekud osad inimesed on varajasemad. Ja mõtlesin, et siis seda sama vaadata bussipeatustele, siis on tegelikult näha, et just need kesklinna bussipeatused on need, kus siis on lisavalideerimisi väga suurel hulgal, et ülejäänetes peatustes on vähem, alla 4000, aga et siin on siuke 10 000 pluss juba. Ja mõtlesin, et vaadata siis ka valideerimiste võrdlust nagu tundide lõikes, et kus siis see kogukasv on suur. Kogukasv oli siis 17% võrreldes 2024. aastaga. Et on näha, et õhtustel aegadel on just neid lisavalideerimisi juurde tulnud. Ja ma mõtlesin, et ma siis proovin oma finantsmudelit rakendada. Arvutasin välja, et see 17% peaks umbes siis jaanuar-mai perioodile moodustama siuke 50-60 000 eurot siis lisaraha. Ja kui rakendada see siis kogu aastale ja võtta arvesse tegelikult see päevane aeg, kus kõige rohkem just sõidetakse jänest, siis see Raimond Tamme väide võib täitsa vett pidada, et 500 000 eurot oleks meil võimalik kätte saada.
Ma mõtlesin ka vaadata siis nii-öelda pikaajalist ühistranspordi kasutusdünaamikat ja seda väliskeskkonna mõju, et siin on siis joonis on näha vasakul pool valideerimiste arv miljonites ja siin on siis sõitjate reisipäevade arv miljonites ja tegelikult siin joonistavad selgelt välja siis see COVID-i periood, siis on jälle tõusuteel pärast COVID-it ja siis siin on tulnud nii-öelda langus ja selle põhiliseks põhjuseks oli see, et aastal 2022 1. juulil siis tõusid bussipiletite hinnad märkimisväärselt Tartus. Tudengid olid väga pahased, et kui sa polnud Tartus sisse kirjutatud, siis hakkasid maksma 2-kordset hinda bussipileti eest ja üleüldiselt siis nii-öelda tudengid võtsid arvamuse, et meil lihtsam jänes sõita ja korra kvartalisse trahv maksta, kui siis, et ma iga kuu maksan 30 eurot selle bussipileti eest. Aga tegelikult siit on välja joonistus see, et tegelikult bussi nii-öelda kasutajate arv tegelikult on ikkagi tõusuteel, et inimesed huvituvad rohkem just sellest nii-öelda bussi mugavusest kui sellest, et see on odava hinnaga. Et kahjuks siin tudengid ei võitnud. Aga kui nüüd natukene rakendada lineaarset regressiooni, siis on näha, et tegelikult see sõitjate arv on ikkagist üpriski tõusuteel ja kui mingeid ebapopulaarseid otsuseid ei tehta, siis ma arvan, et see ka tõuseb. Ja nüüd ma mõtleksin, et kokkuvõtvalt, et mida need andmed meile siis Tartu kohta üldse ütlevad. Et esiteks meil on olnud suur andmekvaliteedi hüpe, et see sundvalideerimine muutis õhtuse liikluse siis nähtavalt märgatavamaks ja kõrvaldas siis määramatuse sellest planeerimisprotsessist, et see on tihti olnud ka mure teistes kohalikes omavalitsustes, just näiteks Tallinnas, et inimesed ei valideeri, kuna tasutusõigus ju tähendab seda, et ma ei pea valideerima. Et see aitas siis kaasa sellele, et tegelikult õhtusel ajal inimesed liiguvad ka ringi bussiga. Siis teenusel tegelikult on hea stabiilsus, et nõudlus on osutunud siis hinnatõusude suhtes jäigaks, et annab siis väga suure tegeliku kindluse tunde, et just prioritiseerida kvaliteeti kui seda madalat hinda. Ja samuti optimeerimine, et meil on nüüd siuke faktiline alus mitte oletus liinivõrgu efektiivsuse tõstmiseks ja siis nende tühissõitude vähendamiseks, et andmeid on tegelikult väga palju. Kuid kui olla ausad, siis see nii-öelda 4. punkt on alles see, kus töö alles algab, et hetkel me tegelikult veel planeerime seda liinivõrku staatiliselt, et me vaatame andmeid tagantjärele, sõidame autoga vaadates taha peeglisse, et kui me saaksime täpselt teada, kus reisija bussi siseneb, see on meil teada, aga mis meil puudub, on siis see kriitiline info, et kus ta väljub, et selleta me lihtsalt nii-öelda siis oletame seda koormust peatuste vahel, et meil on olemas väga vundament, need sisenemised on meil ilusti kaardistatud, aga kui me suudaks ka kaardistada need väljumised ja siduda need sisenemistega, siis me tegelikult räägi enam nendest Exceli tabelite töötlustes, kus on 65 miljonit rida, vaid me räägiksime siis Tartu liikluse digitaalsest nii-öelda digital twinist. Et see oleks väga hea mudel, kus me nagu ei reageeriks enam kaebustele, vaid me saaks mängida need stsenaariumid enne läbi, minna üle proaktiivsele linna juhtimisele ja just liinivõrgu parandamisele, et ma arvan, et see on see suund, kuhu Tartu võiks ja peaks liikuma. Aga see oligi minu esitlus päevast ühistranspordis, andmepõhine vaade linnaliiklusele. Aitäh kuulamast! Aitäh sulle!